Nii, nüüd läheb põnevaks ja see on alati põnev olnud. Meil on teatud hulk uut Eesti muusikat, päris uutelt artistidelt, juba natukene tuntud artistidelt ja need on laulud, mis on meie raadiosse laekunud ja me ei oska öelda, kas nende lugude eluiga meie raadios jätkub või see jääb nende ainsaks mängimiskorraks. Igal juhul me alati väga suure huvi ja põnevusega neid kuulame ja loodame, et sealt viskaks välja midagi uut ja põnevat, midagi ägedat, mõni uus tulija. Esimene laul, mis me kohe käima paneme, tuleb selliselt produktsioonifirmast nagu Bass and Stuff Music. Siin on email ka juures ja tegemist on siis loomulikult Eesti artistiga ja et mitte jääda siia Eestisse virelema, on kohe mõistlik panna ingliskeelse lauluga minema ja mitte ainult laul, vaid ka bändi nimi. Ja selles mõttes, et selle laulu puhul on nagu autor eriti lahke, sest ta on juurdeolevale kirjale lisanud, et ta on produtser. Produtser või? Ta on produtser, ta tahab Sky Plussis, Sky Plus ta on siis kokku kirjutanud siin. Producer, no. Producer. Mitte produtsent, producer. Teeb nüüd meile siis sellise pakkumise, et kui me laulu eetrisse mängime, siis tema autoritasu ei võta. Et selle võime endale jätta. Aha. Paneme käima selle kõigepealt üldse, mis jutt siin on. 7 Days to Kill Mode, Original Mix. Kõik jutud, värgid, Beaten More. Midagi siit nüüd tuleb. Aha, läks käima. Midagi hakkas tulema. Tumba. Aha, ja nii. Ja. Dim. No, ma võin siin ju õiendada, aga mina ei oskaks siukestki teha. No nüüd. No, see on ikka kõva trans siin. Seda me ilmselt, seda te kuuletegi meie raadiost esimest ja viimast korda. See kahjuks ei ole jah meie raadioformaat, olugi, et me saame selle loo nagu ilma autori tasudeta ette mängida. Jah, siis tasuta muusika. Me võikski üks mängida ja me saaks ülirikkaks, me peaks kellegile midagi maksma. Ainult ma ei tea, kas keegi pärast reklaami ostab, sest keegi ka ei kuula meid. Mitte, et see lugu oleks üdine halb, aga see lihtsalt ei ole meie teema. Ja, sellel on kindlasti oma koht olemas. Me saime vist aru, millega on tegemist. Äkki keegi midagi ütleb vahepeal või kuidagi see lugu jõuab kuhugi välja? Ei, ma arvan, et mis ta ikka jõuab lõppu välja, noh. Ma arvan hiljem, ega mis vahet seal on. Järgmine artist, Bunga ja Drumfire. Bunga peaks siis olema loo nimi. Drumfire'it me mängisime. Drumfire'i kohta oli mul täitsa oma lugu rääkida eelmise loo juurde, aga see lugu on nüüd täitsa uus. Aha. Et tegemist on nüüd siis jah, Peeter Jõgioja nii-öelda klubi projektiga. Ja. Ja ta on ise selle loo autor. Peeter Jõgioja. Jah, produtseerimas on ta käinud siis Trummikurat, jah. Produtseerimas on ta käinud siis DJ Notrackiga Tartus. Räägi. Ja siin on siis kirjas, et teine lugu projektist, kus kuulus trummar koos DJ-dega üles astub. Ja varsti on võimalus näha Drumfire'it ka lives koos DJ-d ja trummar ja tulevärgiga. No see võib muidugi olla päris äge, eks ole. See võib äge olla. Aga kuidas lugu ise on? No, puhas sound. Jõgioja pets karjub jälle. Bunga. See on tuttav ette kuskil. Kas Bungal on mingi tähendus ka vist? Mingi slängis või? Vahepeal õigus Helsingi. Iseenest nagu omapärane. Ei, puhas piduna. Ma arvan, et koos live-esitusega on see äge. Ma kujutan ette, kus trummi taotakse, tuld purskab, Jõgioja karjub Helsingi! Sõnade autor on kõva muidugi. Osad öelda, arvestas seda, et tegemist on trummiprojektiga, on siin trummi ääretult vähe. Noh, selles mõttes nagu... Samas, aga on päris hea drive sees. 3:4 ööklubis see lugu tuleks siis võib-olla päris lõbus juba.
No jaa, selline natuke siuke vanakoolikas. Kas see punga tädi kadus? Hääle järgi tundub Miisu. Tuli. Jou, babe. Kuidas läheb? Mida värki sevime? Ja mida juppi on? On ka trummijuppi. Võiks see mingi karmim trummisool on ka või? Tokyo ka. Ohoh. Ahah. Kerisin edasi vahepeal. Okei. Ei no tuli, Pets, et teeb siukest peovärki on täitsa okei, jah. Et me siin selle küll raadios ilmselt ka mängima ei hakka, aga see peoprojektina on päris kõva. Järgmine uus Eesti lugu. Insipit. Kas palun? Inkipit. Inkipitti. Mida inkipitti on? Don't mess around, jah? Insipit, don't mess around. Mis me teame selle kohta öelda? Selle kohta saab öelda, et lugu on salvestatud Tartu Sööstuudios. Ja ma ei tea, see on nüüd... Nende esimene suurem samm avalikkuse ette. Okei, läks käima. Siuke nagu muusika moodi asi tuli. Mis siin salata? Don't mess around. No, siuke... Selle loo kohta tahaks öelda, et nagu ikka. Ei ole küll midagi uut päikse all, aga samas ka, ei ole väga hull. No, ootame refrääni ära, et see nagu paneb paika asja. Praegu on veel talutav kõike. No, eks see produktsiooni värk on ikka siuke ligadi-logadi lasteaed, aga vabandust. See võib ka täitsa nagu võib-olla mis laivis, kui on toredad pillimehed ja stiilne solist, täitsa mõnus olla. Ja kui need soundid ka kuidagi omavahel ilusti paika saaks ja matchima oleks nagu päris okei, et praegu on üks sükene ühtlane mürine. Müra võib-olla on jah pisut palju. Ja siuke kisage ära. Aga ei jõudu. Jaa. Selles mõttes, et... Tegutsege edasi. Nii, HND, see tundub nüüd tuttavam nimi, eks ole olevat. On ju? HND me oleme küll mänginud, jah. Siin saates. Ja siin on, kas see on džihad või? Või on see jihad? Igades on see järgmine lugu. Räägitakse midagi unpluggedist. Jutt sulgudes, aga algus väga palju ei luba seda. Jaa. Homo kappab. Hardcore narkapurru rapiline sangariidi jootsuse pollusioon. Testosteroni tase veidi kõrgenenud vasempoolne homo. Kukerpillid on saanud konkurendi endale. Poliitiline tantra massiv psühhoos. Ja. See meenutab seda laulu, mis seal Reporteris alati tuleb see Carter põhja all ja puhin all ja... Sa naudi mind ja vabaks teen vastu. Ei Olen sinu jaoks kui Jeesus. AND kohta muidugi ei ole ühtegi informatsiooni juppe meile kaasa saadetud. See HND ei olnud ka mingi üks teistmoodi muusikat tegelikult. Nad pane pilti kokku. Nad on öelnud, et nad teevad kratimetalit. Aga muidu nad teevad nagu selliseid rahulikumaid või selliseid nagu sügavamaid lugusid, et nii rütmikaid asju seal tavaliselt ei tule. See on selline kõva rockabilly ja country segu. Olen sinu jaoks kui Jeesus. Ei mis seal siis ikka? Eesti on väike, aga muusikat on küll igale maitsel on siin kohe. On ikka küll, jaa. Järgmine, Paha Polli. Jälle tuntud nimi. Või vähemasti tuttav nimi, Külma linna. Ja mis me teame selle kohta öelda? Ka informatsioon suhteliselt kuiv, kus lugu miksitud, kes on loo autorid ja sellega asi piirdub. No, aga äkki lugu on. Äkki lugu räägib enda eest. Ära sa märgi. Tubekate tagasi. Mõtlen, kuidas pääseks ära
Nad on saanud vahepeal albumiga maha. Terve albumiga. See juhtus novembrikuus eelmisel aastal. Nii, palun head refrääni. Jälle kõik on kuidagi nagu sodi-podi see sound jälle. Vokaal upub sisse ära. Isegi kujuta ette sellest muusikat, mis situatsioonis kuulata. Äkki ei tohigi kuulata seda. Öösel autoga sõites. No, vähemasti ei ole mingi naljalugu, vaid on nagu ikkagi nagu inimesed toimetavad ja teevad, et kena. Nii, kas Ülle Lihtveldil on tütar? On. Ja kas see on tema? Ma kahtlen. Sest et Kristi Lihtveld on meie järgmine artist. Paneme käima lenda vabana. Noh, siin on nagu kuidagi nagu see peaks olema nüüd lugu, mis on ka siis nii-öelda Eesti Laulu konkursile esitatud. Seda vist edasi ei saanud äkki. Tundus jah natuke tuttav. Siin tahaks pilti juurde näha, et kuidas Kristi on. Võta Facebook lahti ja panna sinna nimi sisse. Ja. Siin on siin kõik... Blond. Kena. Sissi Käts. Jah. Ja see profiilipilt on küll täielik Sissi Käts. Vaatan, neil on ka Playboy Eesti esikaane peal poseerinud. No jah. Selline diskopop. Maadisko, kui võib nüüd niimoodi öelda. Tal on teine lugu veel. Me oleme teise lugu kiiresti käima. Seiklen läbi linna ja siin on nüüd keegi Kemo astunud ka nii-öelda paati. Ja on tehtud midagi. Kemo oli mingi räppar, praegu kuskilt meenus. Ja on jah räppar. Aga seda laulu ma ei suuda küll meenutada, mis selle Kemo nimega seostus. Lucky you. Aga tuntuim lugu, mis Kemo on teinud, on koos Dynamindiga Sinule kallis. Dynamindiga või? Muiduks tundubki, et Dynamind on tagasi. Ja tuleb välja, et Kristi on laulnud sellises bändis nagu Cherryland. Ikka teematakse ja toimetatakse siin. Kui keegi teab. Et tegemist on siis pikalt Eesti muusikaareenal figureerinud figuuriga. Mulle tegelikult selline lihtne beat meeldib. Vaat siin ei ole ülepingutatud, seda müra tekitatud või on suhteliselt, võiks öelda, ei ole täis topitud. Väikeste vahenditega hakkam saadud. Noh, räppar. Viskab Kuru Yoshi ka või? Ei. Jou, Kemo, kus sa oled? Kemo, aasta 2013, siin on Kemo. Hei, yo, man. Check it out, man. Noh, tule nüüd. Noh, Kemo. Läbi linna. Kemo. Kemo koht läks mööda. Kemo magas koha maha, no. Kuulake neid Talkingu lugusid, kus saab räppar õigel ajal sisse tulla. Jah. Nüüd. Issand, kui mannetud. Mis sina vaatad siia poole? 1, 2, 3, tantsu, jalg. Jumal tänatud, Kemo, ära rohkem räpi ka. Mõtle midagi, vaata äkki mingi muu amet. Ma pakuks välja. See oli ju kohutav, mis seal vahepeal oli. Muidu siukene hea mõnus päkapiku disko. Siuke lahe. Äkki tšikk on ka mingi ablas. Mõnus lihtne beat, rahvas tantsib. Pabi on minis laval. Siis tuleb Kemo. See ei lähe mitte. Ja meil on jäänud veel üks lugu mängida. Ja meie ootusel on kõrgele kruhitud. Sest kui artist on sädelev kass, siis võiks midagi oodata. Huvitavat, teistsugust. Ei, see lugu seal taustal läheb aina huvitavamaks, ma kuulen. Mis sa ära lõpetada selle või? No lihtne, jah.
Ei, mõnust diskot tehakse ikka Eestis, et ei ole päris nii, et kõik ainult traati kisuvad. Seda küll, jah. Loodame, et mõni disko jõuab ka mingi teatud tehnilisele kvaliteedile ühel hetkel ja siis on nagu kõigil rõõmu sellest rohkem. Sädelev kass Universum. Sädelev kass artist, Universum laulu nimi. On meil rohkem infot selle kohta. Sädelev kass avaldab esikaalbumi. See on esikaalbumi teine singel. Tekkelugu on isegi kirja pandud, mis on tore. See toimus 2011 teadust populariseerivatel ürituste sarjal Teaduskabaree, kus Sädelev kass esitas muusikalisi vahepalasid. Bänd on esinenud 3 aastat. Ja laul on kirjutatud astronoomia teemalise õhtu tarbeks. Mis on? Et see on nagu hästi tore, kui tehakse muusikat, aga minu arust on tore, kuidagi nagu tahaks, et mõni kuidagi kirjutaks ja joppaks mingi tõesti nagu hea lugu. Okei, see produktsioon ja see tehniline kvaliteet ja vokaal upub või uppu. See selleks, vaata kui lugu oleks nagu hea. Aga lugu on selline lihtsalt luguna. Siin on sõnade autoriks teadusajakirjanik. Tuhka need sõnad ka, oleks mingit lugu, mingid meloodiad, mingisugust asja. Aga eks see võib-olla on liiga tiip meie jaoks. Ja kuulame näit sõnu, kuidas. Mis sõnu? Juhu! Kus need sõnad on? Aga bänd on esinud näiteks ka Helsingis. Osalenud muusikalise panusega mitmetes põnevates projektides. Nendest tulenevalt albumilt on 2 laulu leidnud ka T2 filmi. Ma arvan, et kui siuke must pannakse peale vesipiipu kohvikus kell 3 öösel, siis hakkab see ruulima. Kui vesipiipu sisse on huvitavad asju pandud. Nii, ja meie viimane Eesti artist. Elu täie rahast on kirjutatud siia ja keegi Koit Toome on ka kuskilt kõrva jäänud oma lugudega ja vaatame siis, kuidas see lugu siin meie eetris kõlab.